Tere armsad kuulajad-vaatajad! Puhas uudishimu tõi mind täna siia teie ette. Mingid imelikud asjad sünnivad ja need asjad sünnivad seoses ajaga. Aeg mängib praegu mingeid väga huvitavaid omapäraseid rolle. Mul tekkis kohe tahtmine uurida, et mida need hetkeenergiad meil näitavad. Küsimegi, mida on meil just nüüd ja praegu oluline teada, märgata seoses hetkel valitsevate energiatega. Mul on kohe suur uudishimu. Mis see toimub? Sauatäis. Sisemine tuli, sisemine leek, jälle poodu meil. Ei saa me sellest poodust üle ega ümber, olgu nii. Ja kolmas ka, vaatame karikat 9. No jaa, hetkeenergiad, tuline sauades räägib meile inspiratsioonist, sädemest, mis kasvab leegiks, mille potentsiaal on kasvada leegiks. Päikeseenergia muidugi, päikesepõimik, tahtekeskus, vaimse sõdalase keskus, aga ka egokeskus. Nii et millele tähelepanu viime, see kasvab poodu. Aeg-ajalt on hea vaadata asju natukene teisest perspektiivist ja leida siis see vastus ja lahendus ja et kuidas edasi minna, see halo seal ümber pea vihjamas. Kui huvitav, päikese varjutus, vaadake, oli just. Et halo ümber pea vihjamas sellele uuele viisile, uuele olemise viisile ja kusjuures joondumus on ka üks, mis märksõnana läbi tuleb. Joondumus. Karikat 9, sinu kõrgeim eluliin, see, kus sa oled õnnelik, rahul. Tegeled sellega, mis täidab sind, mis ongi sinu elu eesmärk. Sinu elu eesmärk võiks olla kehastada õnnelikku inimest. Okei, hetkeenergiad sellised, väga hea. Vaatame korraks. Tegelikult ilusad energiad, aga millegipärast mängib siin aeg mingit rolli. Okei, poodu on seotud ka ohverdamise energiaga. Mida ma olen valmis ohverdama selleks, et ma saaksin selle eluliini valida? Sest mulle tundub, et see aja eluliini teema on siin meil hetkel, midagi on käsil. Millise eluliiniga ma joondun? Kas ma joondun sellega, mis on minu kõrgeim? Kas ma valin selle, mis on minu kõrgeim? Meil on hetkel see võimalus ja potentsiaal ja värav on avatud. Varjutuste aeg. Päikese varjutus ja augusti lõpus kuu varjutus ja see on justkui selline suur portaal, justkui värav. Kas sa valid selle, mis on sinu kõrgeim? Mis on sinu kõrgeim elutee? Okei. Valguse varju mäng tuleb siit sisse. Valguse varju mingi telg. Vaatame, kas me saame natukene täpsemalt. Õnn, hea õnn. Tihtilugu me peame õnneks või juhuseks ka seda, mis tegelikult pole üldse juhus, vaid on vägagi peenelt orkestreeritud jumalik plaan. Ja meie oleme need, kes seda jumalikku plaani teostavad siin maises sfääris. Tasakaalus edasi. Okei, ma võtan ikkagi
võtan ikkagi Phoenixi kaardid ka appi, mis mingi varju teema, millega me siin tegeleme. Delegaat. Kui huvitav. Nii et mõnes mõttes me oleme justkui teelised siin maises plaanis, meil on meie hingekroonikad on meil kaasas, hingekroonikad on meie päralt. Kas me taipame nüüd vaadata ja kuulatada, mis see meie tõeline eesmärk siin maises plaanis on? Varjuvalguse telg. Okei. Ma ikkagi tahaks nagu midagi veel. Ei ole nagu päris, midagi on veel. Näidake 2, ei, palun ühte ja selget. Mis siin veel peidus on? Alumine või pealmine, vaata kui huvitav. Mingil hetkel kui me siin maises plaanis oma sammukesi teeme ja kui meil on see hingejuhatus, hingekroonikad on meie päralt ja me kuulame oma sisemise tarkuse, oma hinge, oma südame juhatust, siis meil on tegelikult tohutult palju valikuid. Aga mingil hetkel jõuab kätte see koht, kus meil on 2 väga selget valikut. Kas sa lähed seda teed või sa lähed seda teed. Joonistuvad välja nagu 2 selget valikut. Ja kui sa nüüd mõtled niimoodi, et üks on näiteks meeletee ja teine on südametee, et kumma sa siis valid, me võime siin korraks vaadata, mida see siis tähendab. Meeletee, empaat ja südametee, kohtunik. Õiglane kohtunik. Kas sa lased ennast meelel ära kaaperdada? Meelel kaaperdada sinna, kuhu sellele teele, mis tundub justkui olevat see õige tee, aga tegelikult meelitab sind mingite asjadega, mis viivad eksiteele ja südame järgi. Raamatud, nii suur kui väike, vaata erinevad raamatud, universumi seadused ja sinu hingekroonikad. Erinevad raamatud on lahti. Sa kogud selle info kokku ja siis sa teed oma otsuse. Empaat võib ennast mõnikord lasta, kui me vaatame teda varju aspektina, siis ta võib ennast lasta nii palju mõjutada teiste otsustest ja teiste sõnadest ja teiste energiast, et ta ei saa enam aru, mis on tema sisemine juhatus, mis on see tema hingejuhatus, et ta on nii palju mõjutatud teiste energiatest, see on empaadi varjupool, et ta justkui minetab või kaotab iseenda. Ja siin tuleb appi nüüd meile see kohtuniku energia, kes aitab tagasi sellele hinge ja südame teele, et kas sa oled arvestanud sellega, mida ütlevad universumi seadused, kas sa oled arvestanud sellega, mida ütleb su hingekroonika selle asja kohta. Ja siis sa teed oma otsuse. Ilus ja praegu on just täpselt see aeg, kus sa oled kas juba teinud otsuse või oled selles kohas, kus sa saad teha otsused, kuidas edasi. Kas sa kuulad oma sisemist õpetajat. Ja kui sa kuulad oma sisemist õpetajat, siis sa respektid ja kuulad ka seda õpetajat, kelle universum sulle on saatnud hetkel, kes on sinu teel. Respekteerid ja austad ka teda. Ja okei, ilus. Tasakaal kõiges on okei olla tundlik, aga see tundlikkus võib
tasakaalust välja minna, kui me liiga palju häälestume sellele, mis on kõigi teiste vajadused antud olukorras. Mingil hetkel tuleb maha istuda ja iseendaga nõu pidada, et kus see tee mind siis viib nüüd. Raamatud ja tuli ja okei. Aga see aja teema ikkagi, see ei andnud mulle rahu ja mulle meenus enne, kui ma siia laua taha istusin, et olen kunagi lugenud sellist toredat raamatut nagu Momo. Ja see on lugu ajavarastest ja lapsest, kes inimestele varastatud aja tagasi tõi. Ja ma paar lauset loen, kuidas seda raamatut tutvustatakse, seda sisu. Et see on lugu tüdrukust nimega Momo, orvust, kes on seadnud end sisse nimetu linna lagunenud amfiteatris. Momol on eriline võime, tema juuresolekul muutuvad murekoormad kergemaks, lahkhelid saavad lahenduse ja kujutlusvõime saab tiivad. Momo maailm satub hädaohtu, kui linna ilmuvad hallid härrad üleni halli riietatud peas ümmargused kõvakübarad. See on nagu hääletu ja märkamatu vallutus, mis päev-päevalt sügavamale tungib ja mille eest keegi ennast kaitsta ei püüa, kuna keegi seda õieti ei märkagi. Hallid härrad lubavad inimestele, kes elavad pidevalt kiirustades ning hoiavad oma aega aja hoiukassas. Nad lubavad neile jõukust ja edu, need hallid härrad. Momo mõistab, et hädaohus on kõige tähtsam elu ja ta asub teekonnale, et nurjata ajavarast ettevõtmine. Aja mõõtmiseks on küll kalendrid ja kellad, aga need ei tähenda midagi, sest igaüks teab, et üks ainus tund võib tunduda nagu igavik. Vahel võib see aga ka hetkena mööduda, olenevalt sellest, mida seal tunnid läbi elatakse, sest aeg on elu ja elu elab südames. Nende mõtetega ma hetkel lõpetan. Head südamega elamist, armas!